Tere, Tuuli! Tere! Me oleme siin La Copa restos ja oleme siia kahekesi tulnud kokku selleks, et rääkida siis järjekordsest nartsissistlikust kogemusest. Ja mul on hea meel, et sa seda jagad, sest ka sinu kogemus on oluline jagada teistega ja et sinu kogemusel on veel natukene teistsugune vint juures, et see ei ole sinu enda abikaasa, kellega sul on selline kogemus, mis on äärmiselt tore, et sul on ka positiivne suhtekogemus, et see on hoopis keegi teine sinu minevikust, kellega tänaseks on suhted lõpetatud. Mitte null, absoluutselt. Mis on super tore. Nii et alusta sellest, kuidas sinu jaoks alguse sai, võib-olla ka tegelikult sellest suhtest kui ka sellest. Nüüd ma muidugi teen selle küsimuse juba keeruliseks, et mul juba mõttes oli, mida ma küsin su käest. Aga tegelikult alguse sai ju selline lõksu langemine juba lapsepõlvest. Võib-olla sealt, et vaata, kuidas sul endale mugav on. Ma proovin nagu selles mõttes, et ikkagi algusest alata, sest tegelikult on see mul ikkagi viimaste aastate avastus ja seotus, et see, kuidas ma mustritesse tagasi langeme ja miks ma sellise manipulaatori lõksu sattusin. Ma kasvasin kahjuks üles nartsissistlikult käituva, manipuleeriva nii vaimselt kui ka vahel füüsiliselt vägivaldse üksikemaga, ehk siis nagu selles mõttes sellist tasakaalutavat jõudu paraku ka ei olnud ja just, et ma olin ka vanem lastest, ehk siis nagu selles mõttes ongi tavaliselt üks laps saab selle kõige maalakama osa sellest nartsissismist endale, et mina olin see. Et ma piltlikult olen üles kasvanud pidevat süütunnet tundes, ehk siis nagu selles mõttes, et tänamatu oli meil peres sidesõnana kasutusel ja ka sellised laused, et ma pean olema tänulik, et mind lastekodusse antud on kõlanud, nii et ütleme selles mõttes selline eneseusk või eneseteadlikkus lapsena pigem oli olemas, pigem oli kogu aeg. Ma üritasin mitte nii vähe olemas olla, nii vähe nõuda ja nii leplik olla kui vähegi võimalik, sest minu mantra oli nagu lapsena see, et eks ole, kuna mu isa jättis ta maha praktiliselt kohe minu sündides ja läks teise naise juurde, et siis ongi temal on väga raske ja ma proovin siis vähemalt, et minu pärast raskem ei oleks, et olla selline hästi tubli tüdruk ja nagu teha rohkem ja tegelikult ma olen aru saanud ka, et ikkagi ma olin selline väike täiskasvanu, et harjunud hästi palju vastutust võtma ja ise pusima ja nagu abi ei küsinud ja abi ei oska siiamaale eriti hästi vastu võtta. Aga nii ma üles kasvasin ja klassikaliselt ka, et üsna kiiresti proovisin sealt minema saada, et ma ei olnud ise niimoodi defineerida, aga et keegi mul ütles ka targem inimene, et see on ka tegelikult enesekaitse, eks ole, et sa lähed 17 aastalt ikkagi oma kodust ära sellepärast, et sul on üksinda turvalisem. Ja läksin ka 10 aastat vanema mehega suhtesse, aga see oli selles mõttes, ma arvan, see oligi pigem selliseks hüppelauaks, ehk siis nagu selles mõttes sealt ma mingisuguselt üsna kiiresti sai see suhe läbi ja mul mingisuguseid püsivaid hau kaasas kanda pole. Ja kui ma olin 21, siis sain ma tuttavaks oma praeguse ja abikaasaga, kellega ma senini siis koos elan ja meie ühise 3 lapse isaga, et olime noored ja nagu selles mõttes, et see oli nagu et see ei olnud nagu selles mõttes selline hetkest ja mingisugune on meeletu kirg, vaid et see mõnus suhe, mis nagu arenes välja ja temaga oli kuidagi hea lihtne olla ja ta on tõesti hästi hea inimene, ehk siis nagu selles mõttes võib-olla esimest korda, et peale mu vanaema oli nagu selles mõttes see lapsepõlve turvaline isik õnneks, et mul vähemalt väike aukur oli olemas ja peale vanaema oli siis tema järgmine inimene, kes ikkagi suutis mul võtta sellisena, nagu ma olen, mis tekitas nii mõnusalt sellise turvalise ja hea tunde, et kui me olime 3 aastat koos elanud, et siis sündis veel esimene laps ja siis 2 aasta pärast teine laps. Ja kõik oli enam-vähem, tundus nagu okei, aga muidugi tagantjärele mõtlen ka, et me esmalt, eks ole, me olime noored, et mingit suhteteadlikkusest ei saanud rääkidagi, eks ole, kõik see kuidagi nagu juhtus olid 90-ndad, et sul praktiliselt nullist alustades, et paned ikka hullu, eks ole, et kogu seda majanduslikult nagu toime tulla ja elamine ja eks ole, et kõik hästi palju auru läks ka sinna, et ega me nagu selles mõttes väga enda suhtega ei tegelenud ja ta töötas ka mingisugusel hetkel palju välismaal, ma olin lastega üksinda, et ongi, et ega see olm oli see, millest see oli üsna mattunud. Aga siis juhtus selline asi, et mul lapsed olid 3 ja 5, et läksin siis tööle peale lapsi jälle ja seal
selles mõttes, et üks meesterahvas hakkas mind aeg-ajalt ikkagi lõunatele kutsuma ja äkki vaikselt hakkas see asi niimoodi arenema, et enne kui ma arugi sain, et eskaleerus see hästi kiiresti, ehk siis nagu selles mõttes ma sain meeletu imetuse objektiks. Ehk siis nagu selles mõttes, et see kõige ja mitte kunagi enne ja nagu selles mõttes tuli nagu selles mõttes, et täishiilguses. Ja kuna ongi, et ega mind seni polnud keegi väga imetlenud, et see nagu selles mõttes, et mesmeriseeris ära küll, et jube hea oli üks moment olla selline tõstetud täiesti, ma ei tea, pilvedesse ja just, et ma kuidagi, ma võin ütelda ka seda, et tegelikult mis ma olen tagantjärgi aru saanud, et kuna ma tulin sellisest lapsepõlvekodust, ma olin hästi nagu selles mõttes, et iseseisev, ma ei osanud paaris suhtes olla, ehk ma ei usaldanud mitte kedagi. Ja samas ma kuskilt nagu sisimas nagu ootasin ka nagu selles mõttes sellist nagu mehelikku või ka seda puuduoleva isa kaitset, et keegi aeg-ajalt ütles ka, et Tuuli, et ära sina nüüd võitle, vaid mine nagu eemale. Aga kuna ma nagu olin ise väga agar võitleja kogu aeg ka, siis mu abikaasa nagu selles mõttes, et kuidagi lasi mul sammerdada ja ma olin üsna isekas just oma otsustas, ehk siis nagu selles mõttes, et ega ma liiga palju nõu ei küsinud, ja ta lasi mul nagu toimetada. Aga kuskil siis ma tundsin kogu aeg puudust, tuleks keegi ja kaitseks mind ka, et ma ei peaks kogu aeg ise olema. Ja kuna ma nagu selles mõttes, ma olen ka suhteliselt jutukas, et siis, eks ole, sellele oma uuele austajale ma ka rääkisin nagu avameelselt, eks ole, kodust ja endast ja matku võib-olla sellest, eks ole, mis puudu jääb. Ja mulle maaliti nagu selles mõttes siis täiesti ideaalpilt. Et just, et kuidas nagu selles mõttes mingisugune, kuidas ta on oma ema kaitsnud isa eest ja mis iganes, et selline tõeline õilis rüütel, kes nõrgemaid kaitseb ja üleüldse nagu selles mõttes ja siis kuidagi mind veel suudab niimoodi, eks ole, imetleda kõige selle peale, et ausalt öeldes jah, et see enne kui ma arugi sain, et mul ikka katus võitlus täiega, et ma julgen öelda jah, et nagu selles mõttes seal kehas nagu selles mõttes segati üle keskmise kange hormonaalne kokteil kokku, nii et ega ma enam väga nagu selle matsu ei jaganud ja üsna kiiresti muide tuli ka ettepanek, et hakkame koos elama. Mis eriti, kui ma arvastasin seda, et eks ole, et mul on 2 last, et tundus ka, et appikene, kuidas inimene ikkagi nagu selles mõttes on nõus minu pärast riskima ja nagu selles mõttes, kui millise žesti tegema, et ta peab ikkagi nagu selles mõttes mind nagu väärtustama, et sina pidasid nagu loogiliseks, et ju ta siis teab, mis on seal taga see vastutus, et ta võtab ikkagi siis lastega ema, et tal on ka siis vastutus kogu selle kärgperenduse eest, et see tundus nagu selline. Absoluutselt, ja me arutasime nagu selles mõttes ka seda ja samas ma teadsin ka, et kuna ma olin hästi palju nagu lastega ka üksi, eks ole, et ma teadsin ka, et ma saan tegelikult nagu hakkama või et ega mul ei olegi nagu vaja kogu aeg, eks ole, kedagi, aga ongi, et ikkagi selline võib-olla siis nagu majanduslikud mõttes, et ikkagi peab mingi jagatud natuke, aga ei selles mõttes, et nagu mulle väga ideaalne pilt maaliti nagu selles mõttes ühisest helgest tulevikust kogu poole sammuda ja kõige selle peale oli muidugi nii resoluutne, et ma läksin koju ja teatasin, et nagu selles mõttes, et juba kahju küll, et aga nüüd ongi niimoodi, et kõik just, et kahju, tegelikult ma nagu selles mõttes väga oma mehest hoolisin, aga lihtsalt kuna mingisugused puudujäägid ja meil oli endal nagu ma tegelikult oma paari suhtega ammu juba tegelen, mille ma natuke vaatama, aga et siis tundus ka, et nagu nüüd on lahendus saabunud, see mingisugune kummaline vaimuseisund tekkis, ehk siis nagu selles mõttes, et nüüd tagantjärgi ma saan aru, et seal ei olnud nagu, et sa oled ikka täitsa lollakas tegelikult sest nagu selles mõttes, et ma mõtlen, et kui keegi oleks sel momendil tulnud mulle rääkima, et see ei ole õige, ma olin kuidagi nagu valmis, ma ei tea, naeru vääristama kõiki väikekodanikke või see lõugu väristavad, eks ole, et kui tuleb ikkagi selline eluarmastus, siis nagu selles mõttes sa ei tohi kõhelda, sa pead usaldama saatust, mingisugused sellised, ütlen, et see katus sõitis nagu täiega. Aga ja muide, et selles mõttes ongi, et ma teadsin, et eks ole, et see mul austajal nagu on ka endal elukaaslane olemas, keda ma isegi teadsin. Aga ta ütles mulle kohe ka, et see suhe on läbi ja ma ei pea muretsema selle pärast ja armatus on otsa saanud ja mis iganes. Nagu valed sees, nagu kõik see jätkus. Ja ma väga, selles mõttes uskun, kui inimene räägib, siis ju nii ongi. Sul ei olnud kogemust, et keegi võiks nii vabatahtlikult seda valet kasutada. Ja ei, ma selles mõttes ongi, et ma tegelikult algul ikkagi, ma täiesti sinisilmselt uskusin ja usaldasin ja ma olin kuidagi nii kiindunud nagu selles mõttes sellesse pilti, mis mul oli tekitatud, et sellesse helgesse tulevikku, mis meid koos ootab.
aga reaalsus oli nagu see, et kõigepealt oli siis jah ka see, et seal oli veel üks korter, mida ta remontis Vanalinnas ja ta viis mind sinna seda vaatemaja, näitas mulle veel ka sisekujundusprojekte ja küsis nõu ja otseselt ei öelnud, aga ikka vaikselt sisimas, et äkki üks päev ja mis iganes. Siis ma kuulsin lihtsalt üks moment kuskilt kolmandate poolte kaudu, et nagu selles mõttes ta on sinna korterisse nüüd sisse kolinud, et aga ikkagi selle oma elukaaslasega. See oli esimene kord, kui ma Käpuli ära käisin, et nagu see lõi niimoodi pinnajalgalt ära. Aga no muidugi nagu oligi, kui ma siis küsisin, et siis sellest huvitav komme, et ta ei vasta kohe. Järgmine kord vastab. Ja siis on väga loogiline jutt. Ehk siis nagu selles mõttes tõenäoliselt vahepeal käib mingisugune, et ta peab selle siis mingisuguse versiooni, mis nagu enam-vähem vett pidama. Ja samas oleks olla kummaline see, et tihti niimoodi, et sa siis kuidagi rahuned jälle maha või et okei, seal oli vist nagu see mure, et seal kuskil mingi torud lõhkesid ja siis oli lihtsalt olude sunnil vaja sinna kolida, et ei saanud eelmises kohas olla. Aga sellised vabandused lihtsalt, et see edasi nagu venitamistaktika. Aga ühesõnaga selles mõttes ongi, et kõik see nagu venis ja venis ja venis, et siis nagu selles mõttes iga kord, kui me jälle kokku saime, oli mul nagu selles mõttes selline sisimas, et äkki täna siis tuleb mingisugune otsus või lahendus või aga selles mõttes ongi, et saime kokku ja siis nagu läksime jälle lahku ja tema läks selle kujuvama naise juurde ja aeg läks ja ütleme niimoodi, et minu lootus, mina olin nii palju loll, et mina lasin tema koju. Ma lasin nagu igatepidi lähedale, et nagu selles mõttes, et sest minu jaoks oli nagu selles mõttes see, et see on ainult ajutine, siis nagu selles mõttes, et see on enne seda, kui eks ole, kõik saavad aru, et eks ole, et tuleb see päris elu ja päris otsus. Ma rääkisin sellise osadele sõpradele, et mul on nagu elu muutus tulemas ja minu jaoks ei olnud nagu selles mõttes kahtlust, et ikkagi kui inimene räägib ja nagu selles mõttes ongi, et on sellise suure otsuse teinud, et siis mina olin valmis, et ongi, et omalt poolt on kõik teinud, aga ei tulnud sealt mingit otsust, et ei olnud nende sõnade taga siis seda meest. Ei, absoluutselt mitte, aga samas see oligi nagu selles mõttes, et see julmus jälle, et iga kord mingisuguseid valesid ja mingisuguseid, küll oli raha vähe ja küll oli, ma ei tea, mis jälle ka, et ta kunagi ei öelnud nagu ei, ehk siis nagu selles mõttes ongi, isegi kui ma lõpuks hakkasin lootust, nagu ongi, et see lootust muutus järjest nagu hõredamaks, ma tegelikult sain kohutavalt ikkagi selles mõttes, et see vaikselt hakkas selline lootus kuidagi nagu kaduma ja kaugemale minema, et ma tegelikult olin ikkagi üks moment nagu hästi katki ja ma võtsin, ma ei saanud aru, mida ma valesti teen ja et ongi, et ma ju tegelikult kõik selle, mis mul oli valmis ulatama ja et ongi, et kui see ei ole ka piisav, et mida siis veel, mis ma jälle valesti teen ja tegelikult ka läbi selle, eks ole, sa nihutad kogu aeg oma piire või et tuled jälle usud, et jälle petad iseennast ja kuidagi selles mõttes sa lähed hästi halba kohta, et sa lõpuks ei tunne ennast ära, et sa hakkad juba tegema rohkem kui vaja selle nimel, et see algus oleks, et see algusfaas kestaks. Et see unistus on lihtsalt nii suureks aetud, et see... ei taha sellest lahti lasta ja siis ongi, et nagu mõlemad seda, äkki siis, kui ma nii veel äkki siis tuleb mingi otsus. Ja muidugi selle oskuslikku mängimist ka, et mingisugusel hetkel näiteks suutis omal kabinetis hoida mingisugused kinnisvarakuulutusi kõige peal nagu pilt üles poole, et nagu otsiks midagi, eks ole, neile ja seal ma mõtlen, seda feikimist oli hästi palju, eks ole, et ikka kogu aeg see porgand oli nina ees, et kui ma nagu selles mõttes hakkasin ka nagu, ikkagi tuli hästi sageli jälle ka see, et kui sa ei suuda, et on liiga palju, ma saan täiesti aru minust, et ütle lihtsalt, et eks ole 2 last ja eks ole võtta nagu selles mõttes, et see on suur vastutus ja see mõneti on võib-olla, eks ole tark otsus, et ma mõistan sind või kui sul oma naisega on nagu asi paremaks teha, ma mõistan ka seda, et ütle ainult, et ära hoia mind nagu selles otsas. Aga miks need inimesed ei ole ausad? Miks ta ei taha sinust loobuda? Miks ta ei taha sinust lahti lasta? Miks ta ei taha võtta vastutust? Miks? See on lihtsalt selline... Tegelikult ma olen tagantjärgi aru saanud, et seal ikkagi, kuna mina olin niivõrd resoluutne, aga ma andsin teada talle ka, et ma kodus ütlesin ka, et eks ole, et nagu meil on nagu et nüüd kokkuleppe olemas, eks ole, et läheme nahku, et eks ta sisimas veel siis tootas ta vist see versioon, et ma viskan oma mehe välja, siis ta tuleb sinna minu juurde elama. Sest ta ilmselt see kodumängimine meeldis ja siis nagu selles mõttes ta plaanis ikkagi selle oma naise jätta sinna sellesse oma korterisse kompensatsiooniks. Aga samas, eks ole, et neil ei olnud ei lapsi, neil ei olnud abielus, neil olid rahakotid eraldi, et nagu mis kompensatsioon, et nagu seal tegelikult ikkagi joonistab meil hästi välja see, eks ole, et tal oli, et üle kapetan olid, eks ole, et nagu selles mõttes selle, et ta midagi siia, sest kui siin ei tule välja, kui juba sinna tagasi. Et selline back-up versioon võiks olla olemas, sellepärast, et jumala eest ju ei saaks inimene ju võtta vastutust või üksi olla, eks ole, tegelikult, et kogu aeg oleks keegi, kes siis nii-öelda kuhu kukkuda. See üksi olek on neil vist tegelikult enam, et see ongi seda tegelikult olen ka aru saanud,
tegemist on suure lapsega, kui otsib emmet lihtsalt. Mitu emmet võib-olla. Ja just, et ongi, et kui üks emme ära tüütab, siis on teist emmet, aga piltlikult tegelikult seal sellist vastutuse võtmist või et sellist täiskasvanulikku suhtumist. Eks ole, et ma läksin otsima midagi, eks ole, mida tegelikult ma sain seal nagu miinusmärgiga, et see turvalisus ja et mingit laia selga ja õlga, eks ole, et kelle najal need vahetada, vastu tegelikult tahtsid. Ta nägi, et mina olen tubli tüdruk, eks ole, saan kõigega hakkama. Et vahepeal, seda ma ei tea, vaata tegelikult, et kas ta ikkagi rääkis ka mingi ühistest lastest, eks ole, võib-olla nii nagu öeldakse ka, et nad võtavad inimeste vajaduspõhiselt. Et eks ole, kui sul on kohvi vaja, siis sa võtad kohvimasina, kui sul kohvi on jõudust, sa paned selle kohvimasina, hakkad võtad rösteri, et eks ole, röstsaia teha. Et kuna ta nägi, eks ole, ma lastega saan hästi hakkama ja mul on ka selline tubli hakkama saada. Võib-olla tõepoolest oli see, et kui üks päev, eks ole, mul tuleb nagu see mõte, et mingi laste jutt oli tal 2 poega tahtis. Et võib-olla nagu olingi siis selles funktsiooniks, aga enne ei viitsinud endale elu liiga keeruliseks teha, eks ole, et siis hoiad nii kaua konksu otsas, kuni siis tuleb see. Lapsed on ka ju väga hea sidumistehnika tegelikult, et kuidas siis mitu emmet nendele erinevate naistega saada lapsed, siis need kõik on ju tegelikult seal kontrolli all ja ma saan iga kell ju võib-olla manageerida seal, et kuhu ta on. Igal nagu selles mõttes ongi, et see helesinine unistus nagu selles mõttes, et juhvis visinal tühjaks nagu välja ja umbes mingisugune 2 aastat hiljem ma selles mõttes ikkagi sain aru, et ma nagu mul usk oli kadunud, ma olin ise nii katki, et ma ei suutnud, ma vahetasin töökohta, olin vahepeal ka antidepressantide peale, et ennast üldse toimivana hoida, sest ongi, et ma samamoodi, eks ole, iga päev pidin toimima, lapsed olid, eks ole, piisavalt väiksed ja tihti ka nendega üksinda, aga et see võttis ikkagi nagu selles mõttes, et tegelikult korraks elujõu täiesti ära või nagu, et ongi, et ma ei teadnud, mida teha, sest et ma piltlikult olin oma ikkagi selle olemasoleva elu ära lõhkunud, uut ei tulnud, et ma tundsin ennast vastutavana kõige eest, eks ole, mis ma olin teinud ja õnneks mu abikaasa ei läinud ära, et siis nagu selles mõttes ongi, et kuna otseselt, eks ole, et mul mingit lahendust ei olnud, et meil oli küll väga pikka aega oli see suhe selline, et mul isegi aegas nagu füüsiliselt raske nagu taluda või et ta ärritas mind igatepidi, sest ta oli kuidagi vale või nagu selles mõttes oleks tahtnud kellegi teisega olla. Aga vale just nagu, see oligi see nii-öelda liiga stabiilne, liiga igav või oligi vaja just sellist natukene nagu möllu juurde või? Ja see oli küll, et ma olen tagantjärgi aru saanud, et kuna ta on tegelikult hästi selline mõistev ja lojaalne ja stabiilne ja nagu igatepidi turvaline, aga draamat oli vähe. Just, et minu haige aju oli nagu selles mõttes, et igatsus ikkagi nagu selles mõttes, et selline, et vahepeal on selles mõttes selline kirglik riid ja siis on nagu leppimine, et nad käiks niimoodi kogu aeg, aga mul oli niimoodi, siis tundus, et nagu igav on. Jah, see peaks nii olema, et mõeldes ka tegelikult sellele, et lapsepõlves, kui sa kogesid nagu nii-öelda palju seda, et sa pead olema nagu pingeseisundis nagu ma kunagi ei teadnud, millal see ongi, et kogu aeg oli pinge õhus, aga kunagi see, et miks see plahvatab ja millal see plahvatab. Ehk siis nagu tegelikult sul pidevalt sa ikkagi aktiveeritud nagu selles mõttes fight and flight. Ja ma olin sellega harjunud, ma ju ei osanud turvaliselt elada. Sa otsisid seda tegelikult. Absoluutselt. Et see on nagu, seda ma olen tagantjärgi tarkusena aru saanud ja mida on nagu selles mõttes ka veel huvitav tõdeda, et tegelikult kohati mu enda käitumismaneerid olid nartsissistlikud. Sest nagu selles mõttes ongi, et ma sain nagu selles mõttes sellise hea partneri, aga et siis oli vaja nagu piirab katsetada või et mingi silent treatment, see vaikimisega karistamine ja sarnased võtted, mida mu ema kasutas. Et ma kandsin üle, et ma hakkasin natuke vahel provotseerima ja nagu selle mõttes kuidagi, et ma võisin vahel täitsa vastik olla, aga ongi, et see ei ole tegelikult mu loomus, et nüüd ma saan aru. Ma olen nüüd õppinud, et näiteks see, et miks sa vaikid, eks ole, kui sul miski meeldib, räägi. Normaalsed inimesed räägivad omavahel. Et kuidagi nagu see ka, et mis sa võid lapsepõlvest kaasa saada, on see, et sa ise käituma nagu selle nartsissisti moodi. Sest see on ainuke mudel, mida sa oled näinud. See oli see tehnika, võib-olla need passiiv-agressiivsed tehnikad, et leida endale õigustus, miks ma peaksin tegelikult uue kaaslase leidma, kes oleks siis selline nartsissistlik või siis tekitaks mulle nii-öelda sellist dopamiini üles-alla tõusu ja langust. Et tegelikult ise, see on selline enda alateadlik nii-öelda, kuidas see sõna nüüd oligi,
et mida sa nii-öelda enda kahjuks teed, töötad enda kahjuks, et sa hakkad ennast kahjustama ja see on küll väga hästi läbi näha siit sinu sellest suhtest, et tegelikult kui meil on hea suhe, meil on tore, meil on stabiilne tegelikult, et kui me otsime midagi, siis me ennast ju hakkame kogu aeg kahjustama sellega, et miks me tegelikult oleks sul ju ideaalne sild olnud selleks, et põletada praegune olev pere. Et aga tegelikult, mis seal siis juhtus, et su mees, see stabiilne ja tegelikult nende õigete väärtustega mees nii-öelda siiani su kõrval on. See ongi ime tegelikult ja ma pean olema, ma ei tea, et kas kuskil keegi kaitseingel on nagu õigel hetkel ta mu elu teile saatnud, et oleks võinud nagu minu käitumise peale, ma ei saaks mitte kellelegi peale olla pahane, kui ta oleks ära läinud. Et ma olingi vastik. Ma olin nagu selles, ma olin nii otsustanud, eks ole, ja ma ei üldse mingisugust tagauksi lahti nagu justkui ei jätnud, et see, et ta jäi, ma olen tagantjärgi küsinud, et mis see oli. Et ta on ise öelnud, et esiteks tegelikult, et ta uskus minusse, ehk siis nagu selles mõttes ta nagu ikkagi nägi seal selle käitumise all, eks ole, mis tolle nagu pinnale tõusis ka nagu seda mind, kes ma päriselt olen, keda ta enne oli näinud. Ja teine asi ütles ka seda, et kuna seal vastas ei tundunud olevat vastutustundlikku inimest, siis tal oma laste pärast, tal tekkis see koht, et see ei ole õige asi. Ehk siis nagu selles mõttes ongi, et loomulikult eks ole aeg, et inimesed tõesti lähevad, eks ole, lahkuva, et vahetatakse elukaaslasi, aga täiskasvanud inimene, vastutav inimene, tuleb ja räägib, eks ole, et nüüd on niimoodi ja mõtleme, kuidas me saame niimoodi teha, et eks ole, et nagu kõik võimalikult vähe kannataksid. Aga seal oli nagu selles mõttes, et see käitumine pigem niimoodi, et minu meest ei tunnista, et ta on tegelikult nagu olemaski. Või nagu selles mõttes ongi, et minuga aeti, eks ole, mingisugune salaja mingisugust asja, aga siis nagu selles mõttes, et inimesed nagu justkui ei oleks olemas. Ja see, kus juures nagu selle mõttes on vist ka üsna selle mõttes ongi, et see nagu levinud. Ja see täiesti tavaline selline käitumine, et siis on see, et ma võtan selle naise, aga ma ei taha sealt taga nagu tegelikult seda vastutust või suhtlust või koostööd. Tegelikult kärgperendus ju eeldab koostööd. Aga koostöö on tegelikult hästi välistatud ongi, et neil on kaks tasandit, kas nagu on boss või kannataja, aga nagu selles mõttes, et need närmused. Aga jah, selles mõttes, et kui ma vahetasin töökohta, ja siis ma ka nagu selles mõttes, et kuskilt pidi nagu lähedale seda oma austajatena veel lasknud. Ta tegelikult käis veel 4 aastat mul aeg-ajalt selliseid väga armsad üllatusi tegi, kus juures ta aeg-ajalt saatis mingisuguseid lillekimpe ja nagu seal, et just kui nagu päris lahti ei laskunud, aga ma ei saanud nagu aru, et mida ta tahab. Et mu enda vastus oli pigem ka see, kui ta välja kutsus, küsisin ka, et nagu milleks või et mine ela oma naisega ja saa temaga lapsi, aga kohus see ikkagi mingisugune seda üritas seda porgandit kelle mul nina ette pista. Aga kuna mina nagu selles mõttes hakkasin tegelema sellega, et oma olemasolevat elu, et oma laste isaga korda teha, mis tegelikult võttis ka aastaid, et piltlikult nagu selles mõttes ma tundsingi, et mul on nagu mingisugune klaassein vahel, et ma nagu näen, aga ma ei ole seal, et ma nagu selles mõttes, ma ei teadnud, kas ma jõuan kunagi sinna tagasi. Ehk nagu tegelikult see oli ikkagi töö iseendaga, et ma tahtsin väga tegelikult, et ikkagi see minu pärast ei laguneks see pere, et tõenäoliselt kui lapsi poleks olnud, ma oleks läinud oma teed, aga laste pärast ma pingutasin. Ja nagu selle mõttes on hea uudis see, et see lähedus taastub, see võtab aega, see on ka nagu aega tagasilöökidega, aga tegelikult kui sul on turvaline ja hoidev inimene kõrval, et siis tegelikult see lähedus taastub ja nagu hoopis teisel tasemel ja see on nagu selle mõttes juba kvaliteetsuhe. Mõnes mõttes see kogemus tegelikult teid lähendas ja kasvatas. Absoluutselt. Nagu selle mõttes ongi, et temal võib-olla, eks ole, et ka tema on väga palju muutunud, et poisist on saanud mees, et ütleme ka see minu kaotamise hirm kindlasti sundis ka teda oma käitumist muutma ja mina muutusin ongi, et kui enne oli isekas otsustaja meie suhtes, et siis ma hakkasin järjest rohkem ikkagi nagu usaldama ja seda vastutust jagama, aga teadlikult täiesti. Sain aru, et alati ma ei pea kõiki nagu selles mõttes ise tegema ja ise otsustama, vaid et meil on ikkagi paaris suhe. Ja siis selle kõige peale ma kuidagi tajusin ka, et võib-olla üks lihtsalt tõhus vahend ka sellisest vahepealsest traumast välja tulekuks on see, et võib-olla 3. laps olla. Ja kui kolmandat last ootama jäin, siis mingisugusel hetkel ka, et mul oli vist sünnipäev, et minu austaja siis selle tahtis sünnipäeval nagu selles korraks välja kutsuda, et lõunane. Ütlesin ka, et on tore uudis, eks ole, et ootan last. Ta kukkus hästi näost ära, see oli hästi nähtav. Et ma ei saanud aru, et eks ole, et ta ise elab oma naisega koos, et miks ma ei tohiks oma nagu eelmise 2 lapse isaga last saada, aga et pole ju nagu selles 6 aastas mitte mingisugust nagu muudatust nagu toimunud. Aga siis ta tegi sellise asja, et palus korra veel kokku saada, tee mulle kirja.
võta nüüd nagu mõni päev aega ja kui sa ütled ei, siis ma tahan seda kirja tagasi, aga loe läbi ja mõtle. Ja seal kirjas oli ettepanek, et tule nüüd. Rasedana? Ma olin 5. kuud rase. Ja vaata siis nagu selles mõttes oli ka see, et ma just, et viisakusest ma see 2 päeva nagu mõtlesin. Aga minu jaoks nagu selles mõttes siin on mitte mingisugust nagu selles mõttes kahtlust enam. Et jah, mul mingisugused tunderiismed olid tema suhtes nagu alles, aga teised ma mõtlesin, et kuidas seda elu ette kujutab, mis asi see on, kelle peale ta mõtleb. Siis just, et kelle peale ta mõtles. Et siis hakkasid nagu sellest aru saama. Siin on see, et jälle ka, et tõenäoliselt oli nagu selles mõttes see viimane katse. Selles mõttes ongi, et nagu veel korra mingisugune käkk kokku keerata, sest tegelikult kunagi ütles mulle ka seda, et ta kõige rohkem kardab seda, et meil omavahel hakkab veel hästi minema. Et selline pahatahtlik. Tegelikult on see ju, see tegelikult ju nagu selles mõttes ongi, et mida rohkem kaost ta enda ümber loob, mida rohkem nagu elusid ta nagu ära tühistab, seda parema. Ehk siis nagu selles mõttes kujuta ette kõuda, kui meil hakkab nagu selles mõttes hästi minema. Et siis see on haide tegelikult. Nagu tegelikult kõige sellest teadmatuse juures meil on ju nii suur võimalus tõesti kahjustada enda närve, enda elu, rikkuda ära, aga tegelikult on ju lapsed ja kui sul on nii tore laste isa, eks ole, et sellel inimesel on täiesti ükskõik, et mida ta sinu elus korraldab, peaasi, et ta saab sinule nii-öelda selle kontrolli ja kas ta üldse naudib tegelikult sind või tahab sind tegelikult tundma õppida, et tegelikult ju tundub, et ei tahagi. Et see on nii julm tegelikult, et me ei saa ju olla kogu aeg tegelikult teadlikud nendest ohtudest. Need ju tulevad läbi kogemuse. Ega meie, kui me ei oleks kogenud seda, me ei istuks siin ja ei räägiks ja ei teaks sellest järgmistel sammudel, kuidas sellest hoiduda. Et tegelikult isegi, kui sa enne ütlesid enda kohta, et see nagu loll, siis tegelikult ma kutsuks seda, et see on teadmatus. Lihtsalt teadmatus. Niisugune sinisilm, eks ole, kes tahtis uskuda. Aga me ei ole kunagi, me ei saagi ennast nagu kõikide asjade eest ju kaitsta, et kui meil ei ole kogemust, näiteks olen, ma ei tea, rõõmsas suhtes ja lähen lihtsalt hakkan otsima, mis on narsissism või hakkan otsima, et mis on siukse toksilise suhte tunnused või tegelikult me ei otsigi ju ja me ei oskagi. See ei ühenda algel ära, kui sul ei ole kogemust, ongi, et ega see, ma olen hästi kohe saanud nüüd aru, et kui ma olen narsissismist rääkinud, et kellel ei ole kogemust, tegelikult ei hooma ikkagi lõplikult, et kui kompleksne ja kui järjepidev ja nagu selles mõttes, et see on ikkagi nagu täiesti selgelt eristuv, et see ei ole, me kõik aeg-ajalt käitume narsissistlikult ja aeg-ajalt nagu selles mõttes ongi, et iga vastik inimene on narsissist. Et see on ikkagi väga selgelt kirjeldatav, väga selgelt, ongi, et kui sa oled selle teooria selgelt teinud, sa hakkad väga selgelt neid kohe nagu märkama, aga see on ainult teadlikkusega tuleb, ega ma tõenäoliselt ka ei oleks ise muidu huvi pärast, eks ole, kuskilt seda otsima läinud, ja muide see ongi ka huvitav, et selle narsissismi peale tegelikult ma tulin alles, ütleme niimoodi, et see lugu veel jätkub ja ma olen nagu teadlik narsissismist alles 3 viimast aastat, sest ma teadsin seda terminit, aga võin seda sisustada. Et ongi, et sa üldjoontes võisid kirjeldada, et sellised, eks ole, eneseimetajad ja isekad ja kes teistest ei hooli, aga et mis see nagu päriselt on, sest see tüüp, see lugu jätkub just niimoodi, et peale seda, kui ma siis ütlesin talle ei, ma ei kavatse tulla, et siis vallandus raeva, siis ma sain nagu selles mõttes, et meetrite kaupa mingisuguseid kirju, kus nagu selles mõttes tegelikult mina olin kõiges süüdi, ehk siis nagu selles väidetavalt selles mängus oli tema ainukene aus inimene, et mina kasutasin teda ära sellepärast, et oma suhet oma mehega korda teha, et ma olen väga alatult käitunud tema. Vähemalt selline, mis haigit juttu ikka räägid, aga seda tuli nagu, ma oleks pidanud, eks ole, ütlema täpselt, mis kuupäeval oma naise maha jätab, eks nagu talle need käsulauad ette andma ja tulema üldse nende suhet seal nagu selles mõttes klaarima. Lõpuks on veel tema ohver, on ju? Ja ongi, et teda on nagu ära kasutatud kohutavalt ja kuidas nagu selles mõttes ma olen armastuse reetnud ja ma ei tea, mis kõik, et ühesõnaga 5. kuud osadele naisterahvale, ta kallas nagu selles mõttes, et kogu selle solgi hangi pähe. Ja siis kadus 13 aastaks. Et me tõesti nagu selles mõttes, et me ei suhelnud vahepeal absoluutselt. Minu elu läks hästi, ongi, et on 3 poega ja nagu selles mõttes, et vahepeal veel nagu selles mõttes tegin kannapöörde, ehk siis nagu selles mõttes oma elukutsega seotud võib-olla on ka rohkem pildis ja nagu selles mõttes, et natukene, eks ole, nagu nime teatakse, et ehk siis mida ma tagantjärgi olen mõelnud, mis võib olla ka selles mõttes, võib-olla jälle uuemaks ahvatluseks, eks ole, sellisele tüübile, kes ilmselt tahab, eks ole, ennast ümbritseda inimestega, kes on nagu selles mõttes, kelle abil ennast siis oma ego õpitada. Aga juhtus jah nii, et 13 aastat peale selle suhtluse katkemist ma sain kõigepealt ühe SMS-i, et kas see on minu number, ja siis tuli välja väitega,
et ta ikkagi on jõudnud sellesse elupunkti, et ta tahaks mingisugused vanad asjad ära klaarida ja et ja lisaks ta või et umbes, et jälle ka, et peaks ikkagi asjad korda tegema ja ja lisaks ta ehitab mul kõrvaltänavas maja ka, eks ole, et sealt lihtsam tere öelda. Ja mina nagu selles mõttes seadsin tingimused selle, et kõik osapooled peavad olema teadlikud, et keegi ei tohi enam haiget saada, et nagu selles mõttes meie elukahtlased ka teavad, eks ole, et me suhtleme ja kui kõik on nõus ja aktsepteerivad seda, et siis kui on vaja rahu teha minevikuga, minu taha see ei jää, mina olen väga mõistlik inimene, mõistev inimene, eks ole. Aga sealt muidugi jah, nagu selles mõttes hakkas see lugu jälle omasoodu hargnema, et kõigepealt tuli nutulaul, et kuidas ikka tema naine just sai lastega hakkama saada ja ma ei tea, et kõik tekitab traumasid ja on üleüldse, ma ei tea, mis kõik veadski on ja. Mis ta sinult ootas siis? Mida ta? Ahaa, et peale seda nutulaulu ma algul nagu selles mõttes selle ka, et mingisugused imelikud vihjed olid aeg-ajalt ka, et mingid nooremad ja kirglikumad, mõtlesin, et äkki on kõik kolmas siis või, et okei, mis seal ikka, eks ole, et ikkagi aga see ikkagi nagu selles mõttes, et teravik hakkas järjest rohkem suunduma niimoodi, et ma sain aru, et nagu selles mõttes tahab minust ka midagi. Ja siis oligi niimoodi, kuna ma ise olin nagu selles mõttes suhtlema hakata, siis heas kohas, eks ole, mul on minevikuga rahu teinud ja mis iganes, mul oli stabiilne pereelu. Ja kaitse peal mulle tundus, eks ole, et ta ei pääse enam sinna taha. Et siis tuli üks moment välja jutub, et siis kui ma jäin last ootama, sisustas tema samal ajal meile ühist elamist. Ja siis nagu selles mõttes, kuidas ta oli nii, eks ole, haiget saanud ja mida ma kõike tegin ja kuidas ma lõhkusin ta elu, ma ei tea, unistada ja mis iganes ära. Ja võtta siis ma olin nii palju loll, et nagu selles mõttes ma kuidagi kujutasin ette, kuidas inimene on ka unistanud ja sisustanud ja teinud ja siis, eks ole, kõik varises kokku ja mul hakkas nii kahju ja mul kogu see kaitse langes nagu maha. Nii et nagu selles mõttes ma olin jälle see sama, eks ole, selline, et mul on tõesti kahju ja midagi elad nagu kaasa ja et kas minu pärast siis keegi ometi peab nii palju kannatavus. Et ühesõnaga nagu selles mõttes, kuna ta lisab veel sinna sellise jutu ka, et otsib oma naisele korteris, et äkki ma aistaksin ka vaadata kinnisvara kuulutusi, et näed, inimene jääb veel üksinda oma suurde majja lastega ja ma elan veel kõrval tänavaks ja mõtlesin, et äkki ma nagu selles mõttes küsisin veel oma abikaasalt ka, et kuule, mis sa arvad sellest, et nüüd ongi, et kui vahetab lihtsalt nagu aitan natukene või et selles mõttes ongi, et üksiku isal on raske, eks ole, et ma nagu lihtsalt nagu sõbran natukene aistan ja toetan ja ühesõnaga nagu selles mõttes, et mis su mees arvas siis sellest? Muidugi tal oli valus ja vastik, aga ütles, selles mõttes ongi, et kuidagi proovis nagu mõista minu sahmetamist, sest ega ta teab, et ka, et ma olen selline suht pidurdamatu või nagu selles mõttes ongi, et ega mulle nagu selliste käsulaudade andmine tekitab ainult trotsi ja ma nagu suhtletega ma teen ikka nagu ma tahan, et ega talle ei meeldinud see ja muidugi ma saan aru, et ei peagi meeldima, selline asi ei saagi meeldida. Ta ei ammustanud nagu läbi nagu mingisugust toksilist käitumist. Tema tegelikult oli esimene, kes ütles esimest korda, et kui ma teadsin, et kas tohib suhtlema hakata ja küsib, et äkki hakkab jälle manipuleerima. Ja mina olin nagu selles mõttes, et ei, inimesed on head. Ega ta on nüüd hea. Et tegelikult jah, ta ammustas üsna nagu läbi ja palju võib-olla isegi ongi, et mina oma sinisilmsusega jälle üritasin mingisugusesse, ma ei tea, müüti uskuda, et siis ma hakkasin jah, et tegelikult on hästi huvitav see periood olnud just selles plaanis ka, et mul on kogu aeg kõike seda käitumist ja hakkasid veidraid asju ja veidraid tühistamisi ja asju või nagu selles mõttes selline juhtuma, aga ma olen kogu aeg temaga arutanud, oma abikaasaga arutanud, et ta on ka suhteliselt hea spetsialist hetkel nüüd nartsissismi teemal. Ja siis ongi, et võib-olla umbes mingisugune poole aasta pärast ma esimest korda mul hakkas klikkama, et see on hästi imelike suhtlustiil ja või nagu mõtlen, et kui ma ei käitunud nagu jälle vastavalt sellele nagu tema arvas, et ma peaksin käituma, sest ta tekkis vahepeal illusioon, et kuna ma olin nii soe ja nii kaastundlik, et äkki ma tulen üle jälle. Ja siis, kui ta sai aru, et ma ikkagi ei tule ja ma nagu selles mõttes ongi, et kavatsema mehe juurest ära tulla, et siis hakkas tühistamised ja selles mõttes vastikud asjad ka, tema plaan ei läinud nagu läbi ja siis ta oli nagu vihane. Selles mõttes plaan, eks ole, et jälle tõstame, eks ole, nüüd selle siia, et mis see 30 aastat koos elu ja 3 last. See on sinu elu. Kui ma suurt maja, siis loomulikult, eks ole, ma jooksen kohe. See sinu elu on tühine, teeme minu elu järgi. Mõttetu, just. Aga jah, kui ta sai aru, et selles mõttes see plaan ei teostu, siis hakkas nagu selles mõttes tulema üht oma teist ja siis ma hakkasin küll nagu selles mõttes, et pilti kokku panema ja nartsissismi kohta uurima. Ja seal on tegelikult ka, et see faas on vist ka üsna loomulik, et see esialgu tekib ikkagi eitus, et nii hull ju ei ole, ta ikka ei tee meele, ta ikka nii halb ei ole, et vahel lihtsalt juhtub võib-olla ja siis ka tegelikult läbi selle ka see, et kas ma tõesti olin nii loll. Ma tõesti olin nii loll ja siis see tunnistamine ja et tegelikult on sa taga puhas manipulatsioon, puhas vale, et sa oled lasknud endaga, sest tegelikult ma pean ütlema ka seda, et mingil moel su keha tunneb tegelikult enne, et mul oli varasemast ajast ka meeles mingisugune kummaline seletamatu julmuse tunne.
ja ma saan seda sõnadesse panna, aga mu keha tundis ära selle. Et see võib-olla ka selle seosuks olla mingi lapsepõlve või ise, aga mu keha raku tasandil tegelikult hoiatas mind, aga ma mõistusega ma ei leidnud ühtegi sellist loogilist seletust sellele, aga tegelikult jah, et see keha kuulamine võib olla, ja näiteks see asi, et mul tihti hakkasid tema lähedal käed värisema, ta ikkagi läheb mingisuguse ärevuse tõmbab ülesse. Et ta läheb ikkagi närvisüsteemi kannale nagu selles mõttes täiesti, et püüd olla kuidagi see tubli või ennast kuidagi tõestada või et ta on tekitanud selle tunde, et see natukene nagu võib-olla siis ka, et see sisemine laps tuleb välja sellest, et kui sa lapsena püüdsid nagu emale niimoodi, et siis seesama kehaline reaktsioon tekib siis kellegiga uuesti ja siis sa nii-öelda hakkad uuesti ennast tõestama või pingutama millegi nimel ja ise ei saa arugi, miks sa seda teed, on ju. Et seal tegelikult ei olegi ratsionaalset selgitust, et siis on see keha mälu, et ma mäletan, et ma pidin seda tõestama, nüüd ma tõestan kellelegi, aga samas mõtled, see on ju ebaloogiline, et ma pean, tegelikult on võõras inimene, on ju, mul ei ole mitte mingisuguseid kohustusi ja siis lihtsalt nagu tunned, et sa käed värisevad ja teed, aga nagu on kuidagi nagu mingi selline konflikt endas. Kusjuures ongi, mul on endast ka oli ju vahepeal raske aru saada, sest et siis, kui nagu selle suve veel nagu alguses oli nüüd see teine tulemine, et ma hästi palju tahtsin ise endast rääkida, kuidagi tõesti, et ma olen tubli ja nagu ma saan hakkama ja et see ilmselgelt nagu see väike tüdruk, eks ole, kes nagu, keda omal ajal oli tunnustatud nagu selles mõttes, et nad omal ajal sa mind ka ei tahtnud, eks ole, aga ma praegu olen jälle tubli või et mingisugune selline, hästi naljakas, ma olen täiskasvanud inimene, aga see tõmbab mingid asjad täiesti niimoodi käima, et pärast tükkaga mõtled ka, et mis nüüd juhtus, et miks ma käitun niimoodi, et ja ka sellest ülesaamine tõepoolest nagu selles mõttes võtab aega, et ka tegelikult võib-olla keeruline sellises kohas ka öelda kellelegi ei, sest et mis seda peale eid toimub, on tegelikult hülgamine ja siis me ju tegelikult kardame seda hülgamist. Hülgamistrauma on päris korralikult ka sees, eks ole. Ja, et kui näiteks ongi lapsepõlves hüljatud sellele, et sa ei olnud piisavalt tubli, sa ei teinud kõike nii, kuidas teisele meeldis, siis tekib sellest nagu see trauma ja see hülgamise trauma on nagu kõige valusam. Ja siis ongi see, et ma tahan, et see inimene mind ei hülgaks. Nagu isegi kui ta tegelikult mingit ratsionaalset põhjust ei ole, ta on inimene, kellega kunagi võib-olla meeldisime, me täna võib ju öelda, et nii, et kahjuks mulle see suhtumine nagu ei sobi ja ma jalutan sealt ära, mul ei ole mitte mingisugust seost ja kõik tegelikult. Aga nagu see mingisugune ebaratsionaalne arusaamine, et miks ma seda teen, on ju. See on kummaline teekond, ehk nagu selles mõttes ongi, et ma kui mõtlen nagu enda peale 3 aastat tagasi, siis nagu see areng, mis on nagu iseendast arusaamisel, iseendaga tuttavaks saamisel, nende traumakihtide maha koorimisel, eks ole, et ei leida iseennast üles, see on olnud meeletult, ta on valus teekond olnud, aga tegelikult hästi huvitav ja ma arvan nagu selles mõttes, et nüüd see tuum, mis on jäänud, et seal on nagu selles mõttes palju rohkem nagu seda sisu ja võib-olla ka tugevust. Et keegi ei saa enam nagu selles mõttes, mul mingid triggerid käivitest, ma olen teadlik nendest, ma olen need enda jaoks ära defineerinud ja üles leidnud. Et enne oligi täpselt see, et eks ole, täpselt tuleb vajutab õige nupu peale ja muidugi hästi naljakas oli ka see, et ma mingisugusel hetkel, kui ma veel uskusin, et inimene tuli heade kavatsustega, et tegin ka ettepaneku, kirjutame kõik need kohad, eks ole, kus nagu haiget sain ja mis iganes ja mis haiget tegi nagu lahti. Et nagu just sellepärast, et rohkem enam haiget ei teeks, eks ole. Ja ma kirjutasin, nutsin ja kirjutasin ja nagu pika. Ja pärast ma mõtlesin ka, kui ma nagu selle teema läbi ammutasin, et see on nagu manual. See on nagu, ongi inimesele, kes tahab sind nagu ära kasutada ja ta tahab seda. Ma põhimõtteliselt jälle ka, et loe ja see teeb täpselt, eks ole, kuhu vajutada. Muidu ta peab kompama. Üks teooria on ju ka see, et eks ole, miks nad tihti tulevad nende vanade allikate või source'ide juurde tagasi. Ongi nagu see, et tal on natukene nagu ratsionaalse mõtlemine just sellest praegu, et sa uueks tuttuma hakkama. See võtab aega enne, kui sa need triggerid leiad, eks ole, et kuhu vajutada, et manipuleerida. Aga see on nagu sisse töötatud. Vähegi võimalik, eks ole, võtta selline vana taaskasutaja, et saad nagu vähema vaevaga. Et seal jah, nagu selles mõttes seda twistiga julmust või nagu seda, mis tuleb nagu selle mõttes, et näiteks see covert narcissist, eks ole, kes see tüüp oli ka, et ta otseselt ju halvasti ei ütle, aga see kõik on nagu selles mõttes selline kuidagi twistitud või et ta ütle otse. Ta ütleb just niimoodi, et tegelikult see oli hästi, näiteks mingisuguse pildi peale, mis omast ajast oli mul alles, ma saatsin talle ka, et ma ei mäletanudki, kui ilus sa olid. Ei ole ka halvasti öeldud, aga see on mul kodus selliseks naljaks pöördunud, et kui ilus sa olid. Aga seal samas, eks see torge sees. Või siis just, et igasugused selline, siis kui ma juba nagu hakkasin läbi ammustama, ma jälgisin ka, et siis kui sünnipäev mul oli, et oli paar päeva varem küsinud, et kas sul oli see päev sünnipäev. Ja nii, siis oli päev oli suhelnud ja siis sünnipäeva hommikul, eks ole, ta kirjutab kõigest tähjast.
ise hakkas kirjutama, no vastad talle siis midagi ka ja siis sünnipäeva õhtupoolikul tuleb see, jaa, sul oli vist täna sünnipäev, palju õnne. Et see on see tühistamine nagu. Jah, see tühistamine. Et sa tulid mulle lõpuks meelde või et kuidagi seal on selline iiv. On, jaa. Just kui ei ole midagi halvasti, eks ole, sa ei lähe talle kaebama kuskile, aga sa tead, et tegelikult seal käib just see sinu tühistamine, et sa oled, natuke võtame maha sul seda hästi tundmist. Et selline salakaval, selline, mis ei olegi otse. Kuidas eesti keeles siis oleks, et see kurjus, loomuomane kurjus on tegelikult seal taga, et see võib-olla ongi nagu see, et ma olen mõelnud, et mis seda narcissismi just eristab, et eks ole, et jah, iga inimene võib sulle aeg-ajalt haiget teha ja mina olen ka inimestel haiget teinud, aga seal taga ei ole see tahtlikku kurjus. Jah, võt, see tahtlik kurjus, et ta tegelikult meeldib nagu selles mõttes, et sa oled sind alla tõmmata ja see on nagu selles mõttes tegelikult õudselt teeb haiget. Jah, aga kuna ta ise ongi nii-öelda selline isiksuse häire ju ongi see, et tal puudubki selline nii-öelda kontakt iseendaga ja millest, et ta suudaks ennast siis nii-öelda reaalselt jagada, siis see on kõige sellepärast, see ongi nii varjatud, et ta tõmbabki selle maski ja mängib selle ära selleks, et inimesed oleks ta elus, sest ilma mänguta tema elus kedagi ei ole, sest ta ei usu, et keegi tahaks temaga nagu sellisena, nagu ta on, ta ei tunnegi, ta ei oskagi ennast nagu, seda empaatiat ei ole välja niimoodi arenenud. Ja, seal on sealt, et tegelikult oli päris huvitav, vahepeal ma ei tahtnud üldse seda kirjavahetust nagu näha, eks ole, ma töötasin endaga, proovisin, eks ole, siis nagu aru saada, mis juhtus ja miks ma niimoodi ka käitusin, eks ole, mis tingis minu käitumise. Ja siis, kui ma olin nagu selle mingi jalad jälle maha saanud, et siis ma nagu selles mõttes täitsa huviga lugesin seda, mul on hästi palju kirjavahetust oli õnneks seekord, ehk nagu selle, mis on tuvastatav, mis ei saa nagu sõnalist asja saab alati, eks ole, ümber lükata või väita, et sa oled valesti aru saanud. Aga et selles mõttes oli päris huvitav õppematerjali lugeda, et seal tuli ikkagi nii palju just nagu selles mõttes ongi, et kui sa nüüd saad aru, eks ole, kuidas üks nartsissist nagu mõtleb ja mida ta ütleb, et seal et näiteks kas või selles mõttes selline lause, et üks esimesi kordi, mis mulle ka nüüd selle teisel tulemisel nagu hästi haiget tegi, oli, et mingisuguse, mis ma kunagi kinkisin talle ühe plaadi, kus oli üks laul, mis oli mul hästi oluline, kus oli nagu selles mõttes sellisest lähedusest ja nagu üksteise hoidmisest. Ütles ka, et tema jaoks sai vahepealsel ajal või sai üldse sellest laulust nagu hümn sellele, et ta uskus minusse. Ja et umbes, kuidas ma olen nagu selles mõttes, et selle usu hävitanud. Ja mul oli nagu selles mõttes jälle ka, et see on ju koos hoidmises, see on hoidmises, see ei ole ühepoolne kunagi ja tõnnis nagu esimest korda hakkasin nutma, ütlesin ka, et see tegi praegu väga haiget, mis sa ütlesid ja ma ütlen nutan. Ja siis ta vastas, et ta tunneb ennast väga privilegeerituna. Ehk siis see, et ta pääseb minu tunnetele ligi, et ma jälle annan talle tundeid. Et nagu selles mõttes, see oli päris nagu selles mõttes iseloomulik lause, et sealt tuleb just see, et tema jaoks on see privileeg, kui ta suudab mind nutma ajada. Midagi neile vist nagu ainuoma või suhtumises. Aga see ongi haige. Et see, kui keegi tahab lähedussuhet, aga sellisel kujul, et lihtsalt nii-öelda panna teist kannatama, see ongi haige. See ei ole selline, mida me ju tegelikult, milles me tegelikult rahu tunneme või milles me närvisüsteem puhkab. Et kui pidev selline nagu üleval hoidmine. Et selline, kui minna nüüd tagasi ikkagi tegelikult, mind huvitab selle teema juures kõige rohkem see, et mida see sinu abikaasa ma saan aru, et selle kõige sees ta on olnud nagu kaasas ja on olnud ka aastaid ju pause, eks ole, siis ta ilmub jälle tagasi ja siis sa oled olnud nagu nii-öelda avatult temaga nagu suhelnud, aga kuidas tema selle sees nagu tänaseks, nagu kui te olete arutanud, et kuidas tema ennast on tundnud, mida ta on mõelnud, kui ta on isegi läbi näinud nagu sealt seda, et okei, et võib-olla ei tule sealt nagu tõsine asi, aga kuidas ta üldse on nagu mehena ennast selles kõigest nagu tundnud ja kuidas ta on jäänud selleks, mis teda on aidanud olla see stabiilne osapool, et mitte öelda, et kuule, et mis asja, et kui sa siin mehkeldad mingisuguse kutiga, kes tundub, et ta on parem, et davai, et mine siis, et kust selline nii-öelda
tugevus temas või selline stabiilsus või kus temas selline olemus olen tuleb? ise ka imestanud, et mõtlesin, ma ei tea, kuhu ma peaksin küünla viima või et nagu, et noh, ongi, et ta on nagu läbi selle loo minu jaoks ka hästi suureks saanud just selles plaanis, et võib-olla ta oligi nagu ikkagi kuskilt poolt nagu saadetud keegi, kes näitab mulle, mis tähendab tingimusteta armastus, et kui siin nagu selles mõttes ongi, et noh, mul on enda ees piinlik olnud, et kuidas ma temaga olen käitunud, mul on endal on raske andeks anda mingitel hetkedel, kuul, eks ole, et ma ei olnud ka päris nagu, oli kergelt ära tehtud või mitte kergelt, vaid päris korralikult, aga et ta on näinud kõige selle all, ise öelnud ka, et ikkagi mingisugune usk minusse on tal olemas olnud. Ja jah, et ma ei tea, kus ta selle jõua võtnud. Ma ise loodan, kohutavalt tahaks loota, et nagu selles mõttes ongi, et ma ei ole talle mingi, see kahju, et ta ise väidab küll, et ta on kõigest nagu üle saanud, et ongi, et ta võtabki mind, ma ise tean, et ma olen selline kingitus ja karistus korraga, et kuidagi nagu selles mõttes seda nagu läbi näinud ja võtabki sellisena, et võib-olla see nagu selles mõttes see rahu temast tulebki sellest, ta teab, et tegelikult ma ei lähe ta juurest mitte kuskile just sellepärast, et ta on nii turvaline ja hea, et ma võin seal sahpida ja mõelda ja ma ei tea midagi korraldada, aga et tegelikult minu tugevus tuleb nüüd juba läbi tema või või selle, et tema on mu selja taga. Et mul oli isegi siis, et kui ma siin vahepeal ka nendest igasugustest ka lapsepõlve traumadest läbi tuli, vahepeal ikkagi nagu selles mõttes närvisüsteem läks just nagu korralikult errorisse, nii et mul ikkagi, siis ma sain ka aru, kuidas su keha tegelikult on tark, et kus ma ikkagi, ma seal öösel magasa ilma, et kui nagu selles mõttes ongi, et kui teda kõrval ei olnud, et ma võtsin endale kaisuga aru, et siis justkui nagu natuke sai nagu sellega kuidagi pesta ära, aga et see, et kuidas su keha sellest traumast läbi tulles hakkas rahunema koos temaga, kus ma hästi vajasin nagu selles mõttes tema füüsilist nagu lähedal, lihtsalt niisama ollagi lähedal, aga et noh, ma ise tahaks loota, äkki see ongi meil nagu selles mõttes selline sümbioos nüüdseks juba, eks ole, et me tajume üksteist nagu üsna hästi ja ta teab ka, eks ole, et minu hullused on vaja lihtsalt nagu vaikselt välja kannatada, et tegelikult ma tulen üsna peaselt koju tagasi ja veel nagu selles mõttes, et lojaalsemana ja väärtustavana, aga tõepoolest ma nagu selles mõttes ongi, et olen väga-väga-väga hakanud hindama, et läbi selle loo ja me oleme, nagu ütleme, meie suhe on tõepoolest ka, et ikkagi väga palju arenenud. Et seda on nii äge nagu kuulata, et selline mees sul on. Ja absoluutselt, ma olen nii hästi tänulik. Ja mis on nagu tegelikult ka huvitav, ma olen see teadlikult oleme seda lugu ka lastele rääkinud, et ma ei ole nagu varjanud. Just sellepärast, et võib-olla nagu anda teada ka sellest, et kui praegu võib tunduda, eks ole, meie elu vaadates, et ongi selline käsi käes päitseloojangu poole ja kõik elu ongi nii lihtne, et ongi, et vahetevahel see nõuab väga suurt andestamist mõlemalt poolt tegelikult mingistes asjades. Nii suurt empaatiat. Ja, et nagu selles mõttes tegelikult on see töö. Sest ma mõtlen ka minul oli hetk, kus ma ei teadnud kunagi, et kas üldse nagu selles mõttes, et saab selle suhte veel toimima, aga mul on nagu nii hea meel, et nagu selles mõttes, et ta kannatas mind järgi oodata ja et mina nagu selles mõttes, et suutsin ka lammutada lihtne, aga seda nagu selles mõttes nagu säilitada ja hoida, et see ongi, et tegelikult selle nimel, et tegelikult sealt hiljem võib tekkida midagi veel palju suuremat ja palju tugevamat ja ma arvan, nagu selles praegu ongi, et me suhtume juba üsna nagu rahulikult teineteist just selles plaanis, et see suhe on nagu, selle pärast ei pea muretsema, et sa ei pea iga päev üle kontrollima, et kas ta toimib, et see on juba selles mõttes väga, väga turvaline ja mõnus nagu olek koht, kus olla. Sa olete kogenud koos palju läbi, sest see annab nii-öelda nagu sellise kindlustunde üksteise puhul. See on nii mõnus, see on nagu selles mõttes ongi, et hästi mõnus on selles kohas olla. Et see ei ole see, et ma pean ikka natuke sealt, ma ei tea, kas helistama või võtame ongi, et selles mõttes, et kumbki ajab vahepeal ka oma asja, aga et nagu selles mõttes selline baasusaldus on lihtsalt nii tugev, mida sa ei pea üle kontrollima ja kompama, et kas ta ikka olemas on. Või kas ta mind emotsionaalselt hülgab või äkki kas ta tahab nii-öelda mulle kuidagi ära keerata või ta tahab mulle kuidagi halba või et kogu aeg on mingi mäng või mingi selline, mis on ju tegelikult ajab nagu pea niimoodi sassi, eks ole. Et kui minna tagasi ka sellesse kohta, et kus kohal sa mulle varasemalt rääkisid, et ka sinu üks sellise komistuskiviks enda puhul oli see, et sa ei osanud välja öelda tegelikult seda, mida sa vajad või mida sa soovid, et ka siis sealt tuli nii-öelda enda hülgamine nii-öelda sellisel juhul nagu ka, et kui me ootame näiteks oma partnerilt midagi,
et ta meile pakuks, ma ei tea, noh, kohalolu, turvatunnet, mis iganes. Et ja me tegelikult ei ütle seda välja, oodates, et teine pool lihtsalt ise seda nii-öelda kuidagi mõistaks õhust, on ju. Ja siis see on nagu justkui tegelikult ju meie enda hülgamine, on ju. Ja vaadates ja ka nagu kombates, mõnes mõttes passiiv-agressiivne, kombates teist, kas ta ikka minust hoolib või kas ta ise tuleb selle peale, eks ole. Mida ta ei pea ju tulema, et see täiesti okei on öelda enda vajadus välja. Et ka sul oli üks selline olukord ka, kus sa kogesid sellist, kus tegelikult väga vajasid enda meest, aga sa tahtsid just nimelt näha seda, et kas ta ise tuleb selle peale ja kui ta ei tulnud, siis tegelikult pettusid temas, mis omakorda viis ka nagu nii-öelda tegelikult enda pettumiseni. Et see on jah, selles mõttes, et huvitav mul jaoks natuke selline õppelooks saanud, et et ma võin selle loo kiiresti rääkida, et see piltlikult oli et kui ma olin teise lapse ootel, et üsna nagu selles mõttes juba lõpurase, mul oli veel mingi silmapõletik, vanem poiss oli siis nagu alla 2-aastane, meil oli vaja remondi ajal korraks siis nagu selles mõttes, et mujal ööbida, sest kodus käis remont. Ja me läksime üsna selles mõttes, see ööbimiskoht oli selline, et ta oli selline suve elamiseks mõeldud pööning, kuhu tuli vedelist ronida ja kus vets oli üldse veel teises majas ja kus hiired krõbistasid ja kus oli ikkagi külm ja nagu selles mõttes ebamugav, aga mõtlesime ka, et paar ööd saame hakkama. Ja sel samal ühel ööl, kui me seal olime, oli nagu selles mõttes, et mul mehel oli kuskil pidu mingis töökohaga ja ta oli Saaremaal. Ja ta küsis, et kas ta tohib minna. Ta on hästi nagu selles mõttes käib inimeste inimene ja talle hästi meeldib nagu selles mõttes, et kui sõbrad kogunevad ja inimesed kogunevad, et siis ta ikka nagu selles mõttes tihti tunneb nagu tõmmet ka ja eriti kui sa oled noorem, oled harjunud kogu aeg käima selle pidudel. Ja tegelikult siis ma tundsin, et ma olen nagu selline, ma olin ädine igatepidi, et sa oled ikkagi nagu selles mõttes nii kaitsetus olukorras ja samas ma mõtlesin enda selle välja, et ta peab ise selle otsuse tegema, et ta jääb. Ja ütlesin ka, et sa pead ise otsustama. Aga ta otsustas, et ta läheb. Ja siis tegelikult sellel ööl nagu selles mõttes see nutt oli hästi kibe. Mõtlesin, et jälle on mind jäetud ja jälle ma olen üksinda ja nagu ma pean kõigega ise hakkama saama, ma ei saa mitte kellegi peale loota. Ja tegelikult ma kandsin seda lugu, seda pettumust, see oli just midagi varises hästi nagu kokku, et eks ole, et sa tundsid seda nii sügavalt sellest ühendast olukorrast, mis on... Ja ma kandsin seda lugu nagu kaasas ja vahetama ja mingis olukorras ma jälle ka, et nagu isegi nagu tõmbasin jälle selle pinnale, et eks ole, miks sa jätsid, ma poleks kunagi sulle niimoodi teinud, et mäletad, eks ole, kui katki ma siit läksin ja just, et nüüd selle viimase inventuuri käigus, mis ma ise endas olin teinud, et siis ma mõtlesin ka, et tegelikult oleks väga lihtne lahendus olnud see, et ma oleks jäänud panun ära mine, mul on seda väga vaja. Ja ta ei oleks läinud. Ehk siis nagu selles mõttes, ma ise tegelikult tegin endale ka selle kaudselt, et ma tean, et nagu selles mõttes ei oleks siis mind jätnud, aga kuna ma andsin talle valiku, lootes, et ta valib nii nagu mina tahan, siis ma ei saa seda süüd ka nagu selles mõttes siis talle panna, sest ta valis. Et see on nagu selles mõttes selline väiksed lihtsad asjad, mida sa tegelikult läbi selle iseenda tundmise selle ka, et õpid ja mis muudavad see elu palju nagu lihtsamaks. Et jumal, kui sa ei saa hakkama, siis sa lihtsalt ütle, võta see abi vastu, kui sul pakutakse, et ei pea alati olema nagu selles mõttes loll pea, kes nagu lipp käes nagu üritab ise hakkama saada, siis kui käpuli käib, et siis tutab arvama, et kõik on süüdi. Aga kindlasti ka selline tugevus sinus tegi nii-öelda võib-olla muutus selliseks hapraks või haavatavaks peale seda, kui sa oled rase ja sul on üks 2 last, eks ole siis. Et tegelikult selline haavatavus sellises olukorras endale ka on võib-olla uus. Et kui sa olid nagu enne kogu aeg õppinud või harjunud kõigega ise hakkama saama, siis see olukord on ju tegelikult mõistetav, et sa ei tahtnud ka olla siis see ädine, et ma vajan sind, et see oli sulle võib-olla raske. Ja siis samas ka tegelikult nii-öelda oskamatult nagu ise ennast aksepteerida sellise abitus olukorras. Tegelikult on see väga keeruline astuda nagu sealt see samm, et kuidas ma nüüd rasedana siis olen nüüd järsku tunnen ennast abituna, et aga tegelikult me oleme siis haavatavas olukorras, sest me oleme nüüd seotud ja meil on teist inimest vaja. Ja tegelikult on see täiesti loomulik, et sa tundsid seda, aga lihtsalt tundub, et sul oli endal nii raske sellega toime tulla, et sa olid nüüd järsku abitu või... Ja, nii oli, et ma ise tagantjärgi saan aru ka, et see pigem oli minu probleem.
no ma mõtlen sellised väiksed tarkused just, et eks ole, et kui midagi ei meeldi, ei pea vaikusega koristama, vaid räägi ja sa saad elu nii normaalseks tegelikult elada, kui sa nagu selles mõttes, et õpid, kuidas nagu normaalsed inimesed käituvad. Räägid inimesega, kes tegelikult hoolib sinust. Et tegelikult, kui inimene sust hoolib ja ta on empaatiline, siis ta ju tegelikult tahab sulle head, ja häälda välja. Lihtsalt välja öelda, ja et kas sa tänaseks tunned, et sa oled oma sellise apra või abitu poolega endas, nagu meil kõigis on naistes või meestes, meil kõigil on see pool. Kas sa tunned, et sa oled sellega endas kontaktis ja aktsepteerinud või see on ka osa naiselikkusest? Ja olen, kui see oleks nagu selles mõttes, et võib-olla see ongi päris huvitav tuttavaks saada ka selle poolega, mida ma et hästi hoolega, eks ole, lapsest saati olin alla surunud ja kujutan ette, et ma olen terasest, et nagu selles mõttes ma saan kõigega hakkama ja et kuidagi see, ma olen täiesti nagu selles mõttes ongi, et vahel isegi naudin seda, et eriti kui sul on 3 poega ka, võin juba vahel olla täiesti selles mõttes selline abitu ja abipaluta ja mul pojad õnneks on ka vanem poeg, aga surub mind ka istuma, et sa ei pea kohe jooksma, küll me saame hakkama, et noh, selles mõttes on hästi hea turvaline olla selles meesteringis. No, igal juhul kuulates su lugu, mul on väga hea meel, et imelik öelda, et mul on hea meel, et sa seda õudset kogemust kogesid. Ja, ega ma ei oleks siin, kui ma praegu olen tõenäoliselt, et ju see oli vajalik millegi pärast. Jah, sest et miks ma saan seda öelda ka, sellepärast, et sa oled selle läbi teinud, sa oled selle läbi kogenud ja sa oled sellest välja tulnud. Ja kõik on terve, et su pere on terve, te olete kasvanud koos selle läbi. Et mõnikord neid koledaid inimesi meie elus nagu on vaja selleks, et me saaksime olla iseendaga paremas kontaktis ja ka mõnes mõttes võib-olla natukene isekamad. Jah. Ei, ma olen ka, et päris lilli viima ei lähe, aga et tegelikult, et läbi selle õppetunni ma olen ikkagi nagu, et see, mis on mu enda isiklik areng ja meie peresuhte või paarissuhte areng on ikkagi nagu selles mõttes väga kiiresti võimendist läbi käinud, eks ole, et see on ainult paremaks teinud, nii et jah, et kummalisel moel olen isegi tänulik selle kogemuse eest. Jah, et järelikult sa oled tegelikult väga tugev naine, kui sa sellisest asjast läbi tuled ja koged seda ja kindlasti on su mees väga tugev. Et kui sa lähed koju, siis kindlasti tänada taga minu poolt, et selliseid mehi on meil juurde vaja. Ta on kindlasti väga meelitatud. Aga jah. Ja aga ta on seda väärt. Ja teie koos, aga kindlasti sellel hetkel, kui sina veel olid nagu võlutud sellest, siis oli vaja sellist inimest sulle kõrvale, kes natukene takistab seda sinu lõksu langemist täielikult, eks ole, või kokkuvarisemist, eks ole. Ma ei taha mõeldagi, mis nagu seal oleks võinud juhtuda, nagu selles mõttes ongi, et nii hea, et mu selja taha jäi alati. Kui ma kuulen neid lugusid ja ma kuulen sinu oma, siis ma lihtsalt juba kujutan ette, mis oleks võinud. Jah, mul pilt hakkab jooksma. Ei, see ei ole ilus pilt. Nii et selles mõttes on mul hullult hea meel, et sul on selline kaaslane ja et teie koos mõjute mõlemad empaatiliste inimestena saate nii ägeda suhte endale luua. Võib-olla siit ka teistele õppetunni, et vahel igav pehed ongi kõige paremad, et vahel turvalisus on nagu nii mõnus. Ja, et nagu sa ütlesid ka, kui me rääkisime, et algselt ebaturvaline tundus turvaline, et see oli tuttavlik. Aga nüüd, kui vaata jällegi olla teadlik, siis tegelikult on... Siis saad aru, mis ajus toimus, eks. Selles mõttes tegelikult see lapsepõlves rikutud aju otsis neid sarnaseid mustreid ja see tundus turvaline, kuigi ma siis ei osanud seda sel moel defineerida või näha, aga täiesti nagu selles mõttes minuga on see juhtunud. Ja täna oled sa sellest kõigest teadlik. Teinud selle protsessi endast läbi. Väga äge. Aitäh, Tuuli, et jagasid oma lugu ja aitäh kõigile, kes meid kuulasid, vaatasid, et suhtlemiseni. Kõike.